Tere! Mina siin jälle üle mõne aja mõtlesin, et ma siis asukohta ei lähe, kui ma plaanisin minna. Ja ma teen täna sellise video, mis on, see teema on hästi üleval olnud, selles mõttes juba hästi ammu, mitte ammu, võrdlemisi pikemat aega juba. Ja see teema on, kas Rootsi retsid peaksid tulema Eestisse. Nimelt juba vist eelmine aasta see teema pihta, et see Eesti ja Rootsi tahab teha selle vandlalepingu või rendilepingu, kuidas on õige öelda. Et kuna Tartu vandla on võrdlemisi tühi ja mis on, et siis Rootsi vandid saaksid tulla Eestisse oma päevi veetma nii-öelda siis. Ja see leping siis sõlmiti 18. juuni. Vist oli sellel aastal, mis mina sellest arvan. Ei näe, et see leping oleks kuidagi Eestile sobilik. Mina seda ei toeta absoluutselt. Et mina leian seda, et Rootsi vandid peaksid olema Rootsis. Sest kui ma saan aru, Eestis on Tartu vandla pidi väidetavalt üsna tühi olema. Aga samas mina näen seda asja niimoodi, et kui on tühjad vandlad või sellised pooltühjad, siis peaks mõneti õnnelik olema, sellepärast see näitab mingil määral meie kuritegevuse osas nii mõndagi. Et mingis mõttes näitab, et on langustrendis. Mõned uudiste alguses jälle seda öelda ei saa muidugi. Aga mina tunnen, et mida vähem vandla meil on, seda parem. Null oleks ideaalne, aga see on võimatu. Et ma ei näe mitte ühest otsast, et selline Rootsi retside siia toomine on hea mõte. Isegi kus see toob meile miljonid sisse, who cares? Ei huvita, absoluutselt ei huvita. Sest mina leian, et see tõsiselt paneb ohtu meie julgeoleku, meie siin viibivatele inimestele paneb turvalisus paneb ohtu ju. Sest need lähedased ju, kes nendel Rootsi retsidel on, need saavad siia tulla. Need saavad moodustada mingid gruppe, mis iganes. Et mina ei saa aru, kuidas saab sellist asja tunnustada või heaks kiita, et oi, jaa muidugi Rootsi retsid, tulge siia, me anname teile sooja toa, anname teile tasuta süüa, tasuta arsti või mine perse. Nii ma leian seda, meie maksumaksjad maksame selle eest, et meie pätti üle palvida. Ja siis tuleb mingid suvalised matsid siia ja siis meie peame neid toitma. Ma ei ole küll selle poolt, et minu maksuraha läheb Rootsi mõrvari peale. Miks ma pean seda tegema? Ma ei pea ju. Teie samamoodi, te ei pea seda tegema. See ei ole kuskilt otsast normaalne. Mina tahaks aru saada, kas valitsusel mõistust on või? Vaadates, mis nad teinud on, siis ei ole. Eriti arvestades meie peaministrit. Et muidugi ma soovin, et te jätaksite alla kommentaari, mis teie sellest arvate. Kas Rootsi retsid peaksid tulema siia? Et nii palju, kui ma olen lugenud kommentaariumites asju ja ma olen lugenud uudiseid, siis ma julgen väita, et tugev 90% ütleb ei. Ideaalis oleks tuleb 100. Aga meie hulgas on inimesi, kellel ei ole mõistust. Aga mis sa teed? Issand on omad kirju. Et mõtte oht täiesti meie riigile, mina leian. Et mina leian seda, et kui nüüd märtsis tuleb uus valitsus, loodetavasti on seal muidugi erakond, jota mina toetan. Aga samas mina leian, et vahet ei ole, mis valitsus on. Aga see leping tuleb tühistada ja Rootsi retsid ei tohi siia tulla. See tõesti, see reaalselt, ma ei ole seda lepingu sisu muidugi näinud ilmselgelt. Ainuüksi see mõte juba sellest, kui see asi üldse avalikkuselt tuli, et tahetakse teha selline asi. Mul tundub siis pulss 500 peale, ma imestan, et ma ei olnud kuskil lemos või midagi. Et jah, mina ei ole nõus, et minu maksumaksja raha läheb sinna.
paneb päris tõsiselt mõtlema, sellepärast et miks rahva käest ei küsita, mida nemad arvavad. Mina olen nagu inimene, kes toetab nagu hästi palju sellist nagu rahva arvamust ja rahva häält nagu selles mõttes. Või üldse, ma olen nagu oma päriselus ma olen nagu selline, et kui mul isa elas, siis ma tegin alati niimoodi, et selles mõttes muidugi otsuse ma võtsin alati ise vastu küll. Aga ma alati arutasin läbi, mida tema arvab või mida teine arvab näiteks. Ja siis tegin alles otsuse. Protsess tuleb käima lükata, jah. Sa tood teema avalikkuse ette, vaatame, mida rahvas arvab. Ja kui rahvas arvab, et seda ei ole vaja, siis seda ei ole vaja. Sest ma arvan, et rahva arvamus on tähtsam kui see mingi. Ma ei mäleta, mis see summa on, ma ütlen peast praegu. Kes teab täpsemalt võib täpsustada, umbes 30 miljonit pidi see vist aastas sisse tooma. No, rahva arvamus on tähtsam kui see. Need närused 30 miljonit. Noh, närused. Ja ma tahaks loota, et peale valimisi tuleb tõesti valitsusest tühistab selle lepingu. Sest rahva julgeolek on ülioluline. Meie valitsus alati rõhutab, oi julgeolek on oluline. Me peame julgeolekusse panustama. Ja siis toome need restid siia. No mis mõttes? Et noh, palju küsimusi tekib. Et nagu, mina ei vihja, nagu ma ühes videos, ma tegin ühe venemeelsuse video, ma ei vihja venemeelsusele, ma ei vihja Putinile. Aga mind ütleb, kelle huvides see otsus tehtud on. On see tehtud valitsuse huvides, rahva huvides? Ilmselgelt mitte. Või ma ei tea, kelle muu huvides. Et no, tõesti. Valitsus, võtte palun see otsus tagasi. Tühistage see leping, seda ei ole vaja meile. Mida see annab juurde, kui suvalised retsid tulevad siia? Sitsigu seal, kus nad peavad olema. Meie ju samamoodi, me ei saada oma Eesti vanne kuradi, ma tea, Prantsusmaale, istuge seal. No ei saada ju. Meie ei pea oma Rootsi retsi siia võtma. Mina leian seda, et enneolu pool lügi vanla. Kui see, et tuleb mingi suvaline, ma tea, Rootsi mõrvar siia. Nii et ma ei oska midagi öelda rohkem. Lihtsalt see leping ei ole hea. See ohustab meid, meie riiki. Nii võõrad droonid ja asjad lendavad siin mööda riiki laiali. Ja siis me peame võtma sellise asja vastu veel. Kus see mõte tuli üldse, ma ei saa aru sellest. See ilmselt tuli Rootsist. Seal Rootsis on võimul siis mingid sellised inimesed, kes ei mõtle peale, kes ei mõtle Eesti rahva heaolule. Tundub, et mitte, sellepärast, et kui nad mõtleksid, siis selline mõte ei tule pähe. Ma mõtlen erinevaid asju, no sellist mõtet ei tule siis mul pähe. Aga noh, võimu ja raha nimel teha igasuguse asju. Isegi valetada, et maksud ei tõuse, nii et noh. Et noh, mis sa teed? Selline tunne, et noh, harju appi noh. Et selline siis oli tänane video ja väikene paus oli sees selles mõttes, aga ma mõtlesin, millest teha videot, kas teha sellest samast teemast või minna kuskile. Aga ma ei ole läinud. Järgmises videos ma lähen, kuhu ma lähen, seda ma veel ei tea. See juhtub nädalavahetusel. Mõttes on olnud see sama koht, kus ma olin esimeses videos, natukene teisi kohti teile näidata. Või siis lähen Tartu, ma ei tea, vaatame. Aitäh, et vaatasite. Tellige mu kanalit endiselt. Siis pane like, kommenteerige. Ja näeme järgmises videos. Tšau!